Tere, eetris on järjekordne poliitiline podcast, kus mina ja Jevgeni Kristofovitš arutleme kõige huvitavamate asjade üle, mis toimuvad Eesti poliitikas. Tere, Jevgeni! Tere, Maria! Ja seekord mina tahtsin rääkida Varro Vooglaiu ühest suurepärasest ettepanekust, et on kõik ettepanekud suurepärased. Et Eestis abielud võiksid muutuda lahutamatuks. Tema arust just selline meede aitaks meid tõsta sündimust. Tegelikult mind tabas lausa šok, sellepärast mina naisena, kes hindab vabadust, kes hindab võimalusi teha, toimetada elus nii, nagu mina pean vajalikuks ja kellel on siis kolmas abielu juba. Mulle see mõte üldse ei meeldinud, see on üks asi, aga teinekord see tundus mulle päris ohtlikuna, sellepärast ei ole nüüd jabur, see on päriselt ohtlik meie naiste jaoks. Et mina märkasin, et sina olid esimene, kes üldse reageerinud. Ma arvan, et Hanna Lahe oli esimene. Tal oli väga hea arvamusartikkel selle kohta. Hanna Lahel, tal ilmus lausa artikkel, et sina kirjutasid postitusi. Mina oletan, et sellega läks lihtsalt kiiremini. Et sina mehena, mida sina üldse arvad sellest lahutamatust abielust? Mis loom see on? Milleks see on? Kuidas selline mõte võis üldse tekkida 2026. aastal meil siin Eestis? Ma arvan, et see on see tõttu, et Varro kuidagi elab veel keskajas nagu mentaalselt, mulle tundub, ja siis talle kõik need tõekspidamised, mis võib-olla 17-18 sajandil olid ennast mõistetavad, siis on jätkuvalt südamelähedased. Aga võib-olla vaadates tänapäevast, et kui selline institutsioon üldse oleks võimalik luua, see oleks põhiseadusvastane. Aga alustame sellest, aga isegi kui mõelda teoreetiliselt, et kui seda kehtestada, siis ma kardan, et siis üldse abielu institutsioon hakkab degradeerima veel aktiivsemalt, kui oli seni, sellepärast, et siis tema mõte on, et inimesed, et kui nad ükskord abielluvad, et siis rohkem ei tohiks, et isegi kui see kooselu kuidagi puruneb, et ja siis abikaasad lähevad reaalselt lahku, et siis mitte keegi neist ei saaks uuesti pärast abielluda. Sellepärast selles ongi kõige olulisem punkt, kes hakkab kontrollima, et selline lahutamatu abielu päriselt kestab? Paberi peal lihtsalt, et inimesed, kes on ükskord abiellunud, et siis nemad rohkem ei abielluks. Aga see tähendab see, et inimesed kindlasti hakkavad, elu läheb edasi, et nad otsivad uusi partnereid, et neil sünnivad uued lapsed, võib-olla, eks ole, uutes kooseludes ja nad lihtsalt ei abiellu rohkem. Ja see tähendab seda, et me võtame ühe või siis me nõrgestame ühe siis ühiskondliku instituudi lihtsalt. Absoluutselt sinuga nõus. Ja ma saan aru, et Varrole miski pärast tundub, et see nii-öelda kindlustunne, kuhu see abikaasa nüüd läheb, kui riik talle keelab, et siis see annab mingisuguse täiendava garantii. Kahjuks ei anna, et see on niivõrd nagu jabur mõte, et omal ajal, eks ole, et ma ei tea, 200-300 aastat tagasi võib-olla abielu oli selline majandusinstitutsioon, sul ei olnud nagu kuhugi minna, et sul oli ainult üks majapidamine, kus sa võisid olla, et kuhu sa sealt lähed. Aga siis tänapäeval see on sotsiaalselt juba täiesti teistsugune ühiskondlik struktuur, et milleks seda vaja. Seetõttu mulle see tundub nagu hästi jabur. Ja tead, mulle tõepoolest tundub, et Varrole
lihtsalt ei meeldi naised, kes on sõltumatud, kes ise teenivad raha, kes ehitavad karjääri ja tegelikult toimetavad tööturul sotsiaalses maailmas võrdväärselt meestega, aga kui me vaatame natukene ajalukku, et näiteks veel 100 aastat tagasi naistel ei olnud hääleõigust, et tegelikult on palju selliseid riike, kus naiste õigused on pärsitud, kus nad on täiesti sõltuvuses oma meestest. Sellepärast see praegune Varro Vooglaiu mõte tundub nii ohtlikuks, sellepärast me näeme kindlaid näiteid reaalmaailmas, õnneks need näited mitte pärit siis Euroopast, aga sellised naiste positsioonid, kus nad on täiesti sõltuvuses, kus neil ei ole valikuvõimalust, tegelikult eksisteerivad ja mina küll ei taha, et selline seis meil kuidagi tekiks siin Eestis, sellepärast ta ei rääkinud sõnagi sellest, et miks need lahutused üldse toimuvad, sellepärast et see mees võib olla vägivaldne, agressiivne, ta võib alkohoolik, narkoman, mida iganes, et miks naine peab kannatama ja taluma sellist käitumist, sellepärast et naisena mina ütlen, et viimasel ajal mulle tundub, et üldse abielu on kasulikum mehele kui naisele, sellepärast et kui kõik töötavad võrdselt naine ja mees, aga naise õlgadele lihtsalt lasub rohkem kohustusi. Laste kasvatamine, kui laps jääb haigeks, reeglina naine jääb temaga koju, aga mees saab rahulikult jätkata tööl käimist. Et seda Varro oma sõnavõtus Riigikogus ka toonitas, et see võiks olla selline ideaalmudel, et kus perekonnas töötab ainult üks abikaasatest ja mõistagi see on ilmselt tavaliselt mees. Et ja siis naine siis sõltuks rohkem majanduslikult sõltuks sellest abielust, et siis tal oleks vähem selliseid manööverdamisvõimalusi pärast, et kui ta soovib ükskord lahutada abielu, siis kuidas ta puhtmajanduslikult hakkama saab. Ja see muidugi on see meil nagu toob juurde siis perevägivalda, ma kardan, ja igasuguseid muid nagu negatiivseid tagajärgi, et võib-olla ma Varrole teeb ka nagu mured see, et naised on tänapäeval sellised väga nutikad, et kes tahavad haridust saada, kes tahavad karjääri teha ja siis me ei mõtle, et nende karjäär on siis kindlasti 20-aastasena kohe abielluda. Mitte sellepärast, et see oleks nagu kuidagi halb, et kui soovib, siis abiellugu. Aga mitte, et see ei oleks nagu ühiskondlik surve, ühiskondlik soov, et siis see ongi sinu ainuke nii-öelda roll. Et nii naisel kui mehel on tegelikult igasuguseid sotsiaalseid rolle palju ja lapsevanemaks saamine on ainult üks neist. Vaata, ja kui minna edasi sellest siis ettepanekust, et abielud muutuksid lahutamatuks, mina loodan kogu südamega, et seda mitte kunagi ei juhtu ja ikkagi meil Eestis sellised normaalsed, liberaalsed vaadetega valitsused, mis iialgi seda siis ei luba, aga jälle selline ettepanek on täiesti vastuolus selle palgalõhe direktiiviga, mille üle on nii palju vaidlusi on olnud eelmisel ja üle-eelmisel nädalal. Ja mina tahaksin natukene veel sellel teemal rääkida, sellepärast tuli uudis, et Soome on teatanud, et nemad ka ei jõua õigeks ajaks seda üle võtta, sellepärast
nemad osutusid sellele, et liiga suur halduskormus lasub nende ettevõtetele ja nemad ka tahavad seda natukene edasi lükata. Ja siinsamas ma tahtsin veel kord toonitada, et tegelikult Eesti valitsuse eesmärgiks on see soolise palga lõhe vähendada. Ja selleks ongi plaanis teha muudatusi töölepingu seaduses. Ja tegelikult need muudatused on väga mõistlikud, on väga õiged ja üks nendest mulle eriti meeldinud, et praegu töötaja mitte justkui ei tohi rääkida oma palgast, et seda avalikustada töökohal ja ei tohi küsida, et oma kolleegidelt, mis sinul palk on, et see on nagu saladus. Ja praegu valitsus tahab sellist keelu emaldada, et edasipidi tohib rääkida oma palgast ja küsida kolleegidelt. Muidu, kuidas sina saad teada? No lausa pea. Muidu, kuidas sina saad teada, palju teenib sinu kolleeg näiteks võrdväärse töö eest, mida sina ka teed. Et kuidas sa sellesse suhtud? Jaa, siis tööandja kaudu loomulikult ja siis, et tööandjal oleks ka selgistuskohustus, et ta aeg-ajalt ka tuletaks meelde näiteks, et tal on õigus teada saada, et on õigus võrrelda. Sest jällegi, kui me vaatame Eesti tööturu struktuuri, siis ega meil selliseid tööandjaid, kus on 100+ töötajaid, ei ole sugugi palju. Et erasektoris, neid ka kindlasti on, aga siis, kus on nagu kõige suurem see siis palgalõhe risk. Aga neid lihtsalt, et arvestades, et Eesti on nii väike riik, et meil selliseid tööandjaid erasektoris on vähe. Et pigem see direktiiv siis hakkaks kehtima praegusel kujul. Hakkaks kehtima meie siis riigi osalusega tööandjate suhtes, kus on selline palgalõhe probleem on, kui eksisteerib siis palju väiksem, sellepärast, et riigisektoris me teame statistikast, et seal praktiliselt ei ole seda palgalõhet. Sest seal on igasugused teised kontrollimehhanismid. Pigem erasektoris ja siis teoreetiliselt see on võimalik ka nagu avalikus sektoris, aga seda on või riigi osalusega ettevõtetes, aga seal on teised mehhanismid, mis seda pigem välistavad või siis oluliselt raskemaks nagu teevad. Ja seetõttu nagu probleemi juur on hoopis nagu mujal Eestis, et siis see direktiiv, ma kardan, sellisel kujul meid väga ei aitaks. Et need mehhanismid, mida Vabariigi Valitsus soovib praegu Riigikogule esitada töölepingu seaduse muutmise siis näol, et need on ka seotud selle direktiiviga, et just kõik need võimalused töötajale saada infot, olla ise proaktiivne ja siis tööandjal siis vähem võimalusi siin keerutada ja seda informatsiooni kuidagi moonutada. See on väga tore, et see, et neid siin me hakkame kasutama, et see on väga õige signaal ja siin väga suur samm edasi. Aga muidugi see, et Soome, kus see palgalõhe nagu protsent on Euroopa üks väiksematest, et kui nemad ütlevad, et nemad ei ole selleks direktiiviks valmis, siis see on selge lihtsalt kinnitus sellele, et probleem ei ole selles, et riik ei taha täita, eks ole, neid eesmärke. Probleem on selles, et neid mehhanismid, mis selles direktiivis on, nemad tarbetult suurendavad bürokraatiat ja siis see on liiga kallis halduskoormus siis andmevaldajatele. Ja see on probleem ja see on üle Euroopa probleem, et see ei ole ainult Eestis. Sellepärast vaata, et isegi kui ettevõttes on
50 pluss töötajad, siis peab rakenduma selline kohustus, et peaks olema väga selge süsteem, kuhu on sisse kirjutatud erinevad töökohad, vastutused, töötingimused ja siis kindlasti palgad, et tegelikult ma arvan, see tõepoolest lihtsalt võtab rohkem aega, sellepärast on midagi muud kui lihtsalt ametijuhend. Ja tegelikult, kui rääkida selle palgalõhe protsendist, Eestis on suur, see praegu on 13%, eelmisel aastal 2025. see oli ajaloos väiksem, see oli 12%, aga kui me vaatame, mis oli siis 10 aastat tagasi, siis oli päris hirmuäratav, see palgalõhe vahe oli 23% ja siis praeguse valitsuse eesmärgiks seda vähendada aastaks 2035 5%-ni. Ja ma arvan, et selline eesmärk on täiesti realistlik ja kui ma vaatan, mida siis valitsus plaanib ette võtta, et tegelikult me võtame üle osaliselt selle direktiivi tingimused. Esiteks, et enne kui sa lähed intervjuule, saad küsida palga vahemiku, tulevane tööandja ei tohi küsida, mis oli sinu palk endisel või praegusel töökohal, sa ei pea enam salata, mis on sinu palk, ja sul on täiesti õigus küsida, miks minu palk erineb näiteks minu kolleegi palgast, kui mulle tundub, et me teeme sama võrdset tööd, et kõik need õigused tegelikult jäävad samaks, et ma tõepoolest ei näe suurt probleemi, et hetkel me ei võta üle see direktiivi täismahus. Ja siis on ka teine probleem, et väga lojaalsed töötajad, kes töötavad samal töökohal, eks ole, 10 pluss, eks ole, aastad, et need on üsna tihti, eks ole, sellises haavatavas positsioonis, et nemad ei küsi lihtsalt seda palgalisa, aga siis, et kuna on tööandjale vaja uusi töötajaid, et siis neile pakutakse kohe paremaid tingimusi. Ja siis, et nende inimeste arvelt, kes juba seal töötavad ja võib-olla nagu tagasihoidlikult või siis lojaalsusest ei küsi siis paremaid tingimusi. Et nüüd on seda oluliselt raskem teha, siis kindlasti hakatakse skeemitama, et selles ma ei kahtle, aga siis seda on raskem teha. Ja siis, kui on olemas nagu selge raamistik, siis see kindlasti kaitseb töötajad paremini. Ainult, et see raamistik peab olema ikkagi nagu mõistlik, et siis ja see andmete kogumine peab olema enam-vähem siis mõistlike ressurssidega. Mitte nii, et siis tööandja selmetab Eesti majandust, eks ole, siin arendada, et tegeleb ainult järjekordsete statistiliste siis tabelite täitmisega. Just, ja ma arvan, et need seadusmuudatused töölepingu seaduses, mida valitsus on kavandanud, tegelikult tõstavad inimeste kindlust ja võib-olla isegi julgust rohkem seista oma huvide eest. Ja veel riigi poolt on pakutud selline mehhanism nagu kuskil kirjas oli palgapeegel. Et tegelikult selline rakendus on täiesti olemas ja iga ettevõte, kes soovib uurida, kas neil selline võrdväärsed palkade tingimused on täidetud, saavad täiesti tasuta proovida sellest rakendust. Ja siis kusjuures ma arvan, et väga paljud suured tööandjad panustavad sellesse, et siis nende töökeskkond ja võimalused ja tingimused, mis on siis töötajatele rakendavad, oleksid läbipaistvad, selged ja siis soodustasid siis uute talentide tulekut, sellepärast, et kindlasti kõige suurem konkurents on selle üle, et siis inimesed, kes midagi oskavad, ka tuleksid tööle, et see tööjõupuudus on ikkagi
päris suur, et seda ei ole, et neil on siin ukse taga järjekord, et mine aga, kui midagi ei meeldi. Et siis võib-olla siis 90-ndatel võib-olla oli selline olukord ja siis tööandjal oli võimalik manipuleerida. Et tänapäeval on sellised ettevõtted nagu pikalt ei ela, kes selliseid asju teevad. Aga muidugi nagu üldised reeglid aitavad paremini. Ma tänan sind väga huvitava arutelu eest ja siis vaatame, mida järgmine nädal meile toob. Aitäh! Kohtumiseni!